Nii, siis tere hommikust minu poolt ka, väga hea meel rääkida siis sellest maailma kõige põnevamast teemast, mis on reitingud ja indeksid, aga need on pidevas muutumises loomulikult ja sellepärast me mõtlesime ka, et me seekord keskendume natuke sellele, mis on kõige värskemad siis reitingud ja hinnangud siis Eesti digiriigile olnud, kus Eesti on maailmas täna, kus ta on Euroopas ja loomulikult, kui me mõtleme üldse reitingute peale, siis ma arvan, et see on kõige sellisem teema, mis on selline väga-väga subjektiivne, ehk siis ükskõik kust poolt vaadata, siis saab neid fakte ja siis neid indekseid endale vastavalt mugavaks teha. Ja võib-olla vaatamegi täna siis nendele indeksitele otsa, et kui teil on vaja rääkida ja võrrelda võib-olla, et kus täna Eesti digiriik on, siis oskate just välja tuua neid konkreetseid reitinguid, kus meil läheb hästi. aga ma ei kavatse täna rääkida siin ainult kogu sellest suurest roosamannast, kui hästi meil läheb, aga natuke vaatame ka kriitilise pilguga otsa, sest on ka mõned reitingud, kus Eestil võiks minna täna paremini, aga ma arvan, et kõik need sellised reitingud näitavad just seda, et meil on ka areneda, õppida teistelt riikidelt. Vaatame, millistelt riikidelt meil täna natukene veel õppida ja nii-öelda niši võtta on. Ja selles mõttes me tegelikult täna keskendumegi, lähen siit esimese slaidi peale, 6 põhireitingule, mida ma tahtsin väga välja tuua siin. Ja need 6 siis reitingut, esiteks siis alustame DESI indeksist, mis väga laialt nii-öelda sai kajastatud ka sotsiaalmeedias. Meil läheb seal nii hästi kui halvasti, nii et vaatame sellele mõlemale poolele peale, mis on need nõrkused, millega me veel siis tõesti tegelema peame ja mis on need tugevused siis kus täna Eesti endiselt on esimesel kohal. Väike diiser siit siis ikka endiselt digitaalsete avalike teenuste poole pealt oleme me ikkagi esimesel kohal terves Euroopas, mis on väga hea tulemus, aga ma arvan, et kui vaadata seda 7. kohta üldreitingus, siis on veel arenguruumi. Ja siis ühele hästi põnevale reitingule vaatame otsa, mis on siis meie national brand. Mul on endal hästi palju huvitavaid lugusid selle kohta, mis ma tahtsin teiega täna ka jagada siinpool ja kindlasti võib-olla mõelda teie enda nii-öelda töö peale ka, et kui palju ja kuidas, mis kontekstis te olete ise selle national brandinguga pidanud kokku puutuma ja kuidas te saate seda ära kasutada tänasel päeval oma töös, et tõesti sellest veel rohkem nii-öelda kasu võita, et see läheb maailmale korda ja räägin sellest siis ka, kuidas läheb. Siis vaatame Internet Freedomile peale, mis on tänasel päeval, ütleme nii, et väga palju kannatada saanud selle eelkõige pandeemia ajal, mis on siis selges langustrendis õnneks mitte Eestis, aga just maailma kontekstis, kus kasutatakse siis seda interneti vabadust ära hoopis halvas mõttes ja vaatamegi otsa siis sellele, miks see täna nii on. Ja siis loomulikult vaatame GovTechi Maturity Indexile otsa, millised riigid on siis teistele suureks eeskujuks ja mida saab õppida ja võin öelda, et Eesti on seal jällegi väga-väga tugevalt siis tipus, aga vaatame siis täpselt, et tegelikult need reitingud, kui ma paneks sellisesse konteksti, annavad ka Eesti IT-ettevõtetele ja asutustele ka suurema pildi, selles mõttes, et ma väga soovitan neid analüüsida ka seda, et milliste riikidega me saaksime rohkem koostööd teha. Et kes millises sektoris läägib või on täpselt see, et nad teevad meist natukene paremini. Et ma arvan, et me oleme jõudnud sellisesse seisu Eesti riigis, kus me ei peaks ainult vaatama peeglisse ja mõtlema, kui hästi ja toredasti meil läheb, vaid ka vaatama täpselt otsa nendele, kellel läheb võib-olla mingis asjas paremini ja tõesti õppida ja koostööd teha siis mõlemas punktis. Ja siis vaatame maksudele peale, nagu me teame, siis ka meie maksude nii-öelda siis mul läheb alati raskusse selle sõna eestikeelse otsimisega, aga just see, et meie maksud on siis competitiveness. Ei tulnud jälle mul pähe üldse see sõna. Vaatame ka sellest, et miks see täna nii on ja samamoodi, et siis attractida rohkem ärisid Eestisse, sest see on väga oluline reiting, mis selgelt on ka seotud kogu meie digiriigiga. Räägin natuke sellest ja siis viimasena räägime minu lemmikindeksist, mis on siis meie cyber security, kus Eesti tänasel päeval maailmas asub 3. kohal ja Euroopas meil läheb veel paremini. Et võib-olla toon ka siis välja sellest, et kui keegi teilt küsib, miks see reiting nii on, miks Eestil tänasel päeval nii hästi läheb kübermaastikul, siis toon välja mõned märksõnad, mida tasuks alati mainida, kui me nii-öelda oma küberreitingutest ka rääkima hakkame. Aga lähme nüüd siis konkreetseks. Räägime siis natuke siis konkreetselt meie siis DESI indeksist ja nagu ma mainisin, siis Eesti tänasel päeval on siis Euroopas DESI indeksis 7. kohal.
Meil läheb väga hästi, kui me just vaatame siin otsa nendele numbritele ja nendele värvidele, siis connectivity's loomulikult oleme meil kõige kehvem seis, kõige parem seis on meil loomulikult Digital Public Services, mis ei tule üllatusena ilmselt kellegile. Et tegelikult see hulk teenuseid, mis on tänasel päeval kättesaadavad online'is ja samamoodi, kui mugavalt nad on kättesaadavad või nagu eelmises paneelis ka tegelikult mainisime, et et ei ole enam olulinegi see, et neid lihtsalt kättesaadavaks teha, vaid Eesti riik on jõudnud nagu sinna seisu, kus me tõesti tahame neid proaktiivselt juba inimestele nii-öelda pakkuda, et siis see on väga-väga oluline ja ilmselt sealt see edukus ka tuleb. Aga siia veel rohkem otsa vaadata, siis millised on need riigid, kellel läheb meist täna paremini, siis loomulikult ikka Taani esimesel kohal mitmendat aastat järjest ja Taani kõige suuremat tugevuseks loomulikult nendel ka läheb natukene kehvemini kui meil siis public service'i valdkonnas, aga nad on väga jõudsalt sinna järgi liikumas ja kui analüüsidega siis meie koostööd Taaniga, siis tõesti meil on sealt väga palju olnud viimasel ajal õppida ja Taani on teinud väga edukaid samme ka siis kogu selle digi-ID kasutamise poole pealt ja nagu tõesti pakkudes ka siis väga-väga suurel hulgal teenuseid online'is ja seda tehes ka siis Eestiga hästi sarnastel põhimõtetel, ehk siis kogu meie selline andmete kaitsmine ja nagu inimeste nii-öelda alati see citizen-centric approach on neil ka alati seal väga tugeval kohal ja siia kõrvale siis loomulikult ka Soome, kellega Eesti teeb ju väga tihedalt ka koostööd avalike teenustega piiriüleselt, et see selgelt näitab seda, et me saame teha piiriüleselt koostööd riikidega, kellel on sama hästi minemas kui meil ja tõesti siit võikski võib-olla välja tuua siis jah, et Taani, Soome, kellega meil juba siis piiriüleselt lisaks isegi terviseandmetele ja siis me vahetame ka tööregistri andmeid, ehk siis neid koostööprojekte ilmselt on tulemas veel ja veel. Ja loomulikult siin on ka Rootsi veel listis, Holland listis, et mõned väiksemad riigid ka, et siin meie kõrval Malta näiteks, kus on ka nagu väga palju väiksem. Aga jah, kui siit üle minna, siis või tähendab, üks asi, mis ma tahtsin veel korraks mainida, on see Euroopa keskmine, et kui me võrdleme seda, et mis on Eesti skoor tänasel päeval, mis on siis 59 ja Euroopa keskmist, siis loomulikult see 7. koht nii halb tegelikult ei ole, aga tõesti on mingisugused faktorid ka, kus me võiksime paremini teha. Vaadates siis nüüd otsa ka siis meie skillidele või tähendab siis kõik public service'i poole pealt ka, et millised on siis need e-government kasutajate hulk siis tegelikult, kui me vaatame, et tegelikult on ka suurenenud aastatega, mitte küll väga suurehüppeliselt, aga ka e-government teenuste kasutajad siis aastal 2020 oli see 88% ja nüüd me oleme siis jõudnud selleni, kus meil on 89% juba ja kui sa võrdleme seda Euroopa Liidu keskmisega, siis see on ainult 64% peal, mis on ikkagi väga-väga suur erinevus. Ja täpselt siis, kui võrrelda ka siis Digital Public Service'id skoori Eestil 91,8 ja Euroopas 68,1, siis see on väga-väga drastiline erinevus, et minu arust see graafika, mis seal jookseb, et kuidas Eesti ja siis Euroopa Liidu üldine areng on läinud, siis see on suhteliselt võrdselt, Eesti lihtsalt alati väga palju ülevalpool. Ja edasi liikudes siis ka connectivity poole pealt rääkides, siis see on ilmselgelt Eesti kõige suurem puudus täna ja kui me räägime eriti 5G-st, siis on väga palju riike, kus digiteenused ei ole saadaval võib-olla nii hästi online'is, aga internet tõesti jõuab igale poole ja jõuab väga kiirelt. Eestil õnneks on aastaks 2030 meie siis digistrateegia plaanis väga selgelt välja toodud see, et me tahame seda 5G-d teha palju paremini kättesaadavaks, alustades siis tegelikult meie suurtest keskustest, aga ma arvan, et see plaan võiks olla veel ambitsioonikam, et selgelt me teame ise, kes selles sektoris tegutsevad, mille taha see hetkel kõik jäänud on, aga loodame, et saame selle siis ka käima, et tõesti saaks seda väga soodsalt ära kasutada, sest ilmselgelt see mõjutab ka väga palju meie erasektori tööd ja just teha siis neid nii-öelda teenuseid ja nii edasi palju kiiremini ja mugavamalt ka siis
kättesaadavaks kõigile, sest meil on ilmselgelt veel täna probleem, et mõndades küladesse veel internet ei jõua. Nii et meil on vaja seda tööd teha juba selleks, et me saaksime tõesti rääkida seda, et Eesti on üleni kaetud internetiga, et see ei oleks lihtsalt mingisugune bluff. Aga lihtsalt jah, korraks võib-olla vaatame otsa sellele Eesti reitingule ja siis Euroopa reitingule, mis on siis 46 Eestis ja siis 50 juba Euroopas, et tööd on vaja hästi kiiresti teha. Ja edasi minnes siis meie skillid, mis on ka väga-väga huvitav siis reiting. Et siin on välja toodud ka siis see, et kui suurel protsendil on siis üldised oskused üldsegi digitaalseid lahendusi ja nii-öelda tehnoloogiat kasutada. Euroopa keskmine 56, Eestil sellel aastal 62, aga see on püsinud suhteliselt sama, kui me võrdleme aastaga 2019, 60, 2020 oli see siis 62 nagu tänasel päeval ja samamoodi siis suhteliselt sarnaselt ka siis kõrgemad kui nii-öelda lihtsad oskused siis digitaalseid lahendusi siis kasutada. 37 viimase reitinguga 31 Euroopas, millega jällegi võiks see hüpe võib-olla olla veel natuke suurem, aga eks meil on meil tööd teha. Ja siis nii-öelda basic software skills ka, et see 61-62 on ka viimase 2-3 aasta jooksul püsiv olnud, et suuremaid hüppeid siin näinud ei ole ja Euroopa keskmiselt siis 58 ka, et mis väga suurt vahet Eestiga ei ole. Aga kui me räägime IT-spetsialistidest, siis Eestis on see number tänasel päeval 6,5% on siis hõivatud IT-s, aga Euroopaga võrreldes siis 4,3, mis selgelt on palju-palju väiksem, aga ma alati olen siia välja toonud ka seda, et see on tänasel päeval ka väga suur probleem ja üks probleem, millega tuleb väga kiiresti tegeleda, sellepärast et tänasel päeval ja ma arvan, et inimesed, kes mind esinemas on kuulnud juba, on sellest statistikast väsinud, aga ma kordan üle, et meil on tänasel päeval aastal 2021 3,5 miljonit inimest siis puudu töötamas IT-sektoris, mis on probleem tänasel päeval, aga räägime, mis juhtub homme. Et selles mõttes see jällegi näitab riikidevahelist koostöö puudulikkust ja võiksime palju rohkem seda probleemi siis lahendada ka sellega, et Euroopa siseselt võib-olla vahetada rohkem tudengeid IT-valdkonnas ja tõesti, ma ütleks, et üks väga hea näide, kui teilt selle kohta küsitakse ka, et kuidas nagu saada neid IT-spetsialiste juurde ja nii edasi, oli just see Jõhvi Coding School'i avamine ka, mis aastaga erasektori rahastuse ja avaliku sektori toetuse poole pealt siis loodi täiesti uus kool, et kus siis 2 aastaga tuleb meil päris korralik ports IT-spetsialiste sealt ka. Et selgelt see võikski olla täpselt selline positiivne näide, kuidas siis IT-sektor ja siis avalik sektor teevad koostööd selles valdkonnas, et tõesti saada endale rohkem tööjõudu. Ja see loodetavasti nagu jääb selliseks positiivseks näiteks ja tuleb sellised näited ka siis tulevikus juurde. Mina kui naine tehnoloogias siis pean mainima siia ka naiste siis hõivatust IT-valdkonnas, mis Eestis Euroopaga võrreldes on tegelikult natuke parem. 22% on meil täna siis nii-öelda naisi IT-valdkonnas. Euroopas on see keskmine 19, kuigi jah, see vahe ei ole nüüd väga väga suur. Ja siia juurde siis enne, kui ma hüppan natuke siis põhjalikumalt selle naiste hõivatuse poole peale ka, on siis ka see, et tegelikult Eestis tuleks koolitada enam-vähem kuni aastani 2027 7000 IT-spetsialisti juurde ja meil on nõrkus sellega, et ettevõtted tegelikult pidevalt ei koolita oma enda töötajaid siis IT-valdkonnas, et see oli nii-öelda selle reitingu siis kõige suurem selline murekoht, võiks niipidi öelda. Ja IT-tudengite, kes siis lõpetavad, siis Eestis tegelikult see protsent on 2 korda kõrgem kui Euroopas, 8% tänasel päeval Eestis, 3,9 Euroopas, mis jällegi selgelt näitab seda, et see on meie prioriteet ja nii võikski siis pikemaks ajaks ka jääda. Ja siis minnes siis oma südamelähedalase naiste IT-valdkonna teema juurde, siis siin on ka jällegi väga hea võrdlus sellega, et Eesti on meil siin 4. kohal, mis ei ole üldse paha. Tõingi välja, et 22% on täna hõivatud. Kellel läheb meist paremini, on tänasel päeval Soome, Rootsi ja loomulikult Taani, siis meie Skandinaavia sõbrad, kus siis kui just
võrrelda neid värve siin graafiku peal, siis Soome kõige rohkem paistab silma just sellega, et neil on hästi palju või just seda internet user skills naiste seas on väga-väga kõrge ja sealt kõrvalt siis ka use of internet on ka nagu väga kõrgel tasemel, just kui me võrdleme teiste riikidega. Soome, Rootsi enam-vähem ise samal tasemel, kui neil võtame spetsialiste, kes on siis töötavad IT-valdkonnas, aga kui me just Eestit vaatame seal ka, siis tegelikult see spetsialistide hulk on meie kõige suurem nõrkuskoht, et nii-öelda selline üldiste oskuste protsent on okei ja sealt kõrvalt siis ka, kui palju inimesi kasutab internetti, ei ole ka paha. Ilmselgelt me võime tuua sealt paralleele ka sellega, kui palju meil teenuseid on online'is, et siis on ka täitsa loogiline, et meil see kasutajate hulk nii suur on. Aga lihtsalt väike võrdlus, et appreciate ida seda, kus me täna Eesti riigina jõudnud oleme, siis vaatame näiteks Rumeeniat, Bulgaariat, Poolat sinna juurde, et see on, või isegi Itaalia, et väga-väga suur vahe, kui me vaatame seal, kui väike protsent on seal IT-valdkonnas naisi ja kui vähe kasutatakse internetti ja kui väike hulk on oskusi, et see on tõesti väga-väga-väga suur siis vahe riikide kontekstis ka. Ja nüüd räägin oma ühest lemmikreitingust, enne kui me küberi juurde jõuame, siis on see loomulikult meie kõige kiiremini kasvav national brand. Ja lubasin rääkida siia mõne oma isikliku loo, et kuna mina ja Florian esituskeskuses käime väga tihti väliskonverentsidel, siis nagu me teame, meil on olnud juba viimased 5 aastat, nagu me just enne siin oma kommunikatsioonitiimiga rääkisime, on olnud siis meie nii-öelda see Eesti bränd ja see, kuidas maailm seda vastu võtnud on lihtsalt väga-väga äge. Ma olen käinud konverentsidel, kus ma tulen lavalt maha ja võib-olla mitte esimese asjana ei kommenteerita seda sisulist teemat, vaid tuleb keegi, kes on näiteks seal just tehnilise taustaga ja tuleb ütleb mulle, et kuidas te disainite kõik selle, mis te alati näitate, et see on nii äge, et neil käis eelmisel konverentsil keegi Eestist Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist esinemas, neil oli samasuguse taustaga ja samasuguse fondiga slaidid. Et meie võime mõelda siin, et noh, mis see siis ikka ära ei ole. Aga tegelikult see, kuidas kogu ülejäänud maailm vaatab seda ja see Eesti on nagu üks bränd, mida väga paljudes teistes riikides ei ole, kus läheb ministeeriumist keegi meid esindama ja siis kasutab ühte slaidi tausta, võib-olla kogu see slaid on veel täis topitud nii palju teksti kui võimalik, siis ma ütleks, et õpime väärtustama seda ja meie toolbox'is on kõik need pildid, slaidid, fondid, kõik asjad kõigile kättesaadavad, et kasutame seda, sest tõesti see käekiri on ilus, ta on puhas ja jätab Eestist sellise väga-väga ühtse mulje. Ja kui me mõtleme üldsegi ka seda, et kui teil on kokkupuuteid olnud ka inimestega või teete oma ärikoostööd teiste rahvustega, siis ikkagi esimese asjana Eestit teatakse läbi meie eduka digiloo. Ja võib-olla tuues lihtsalt siia mõne oma isikliku näitega asja juurde, et rääkides näiteks meie praegusest toimuvast Dubai EXPO-st, kus meie Eesti paviljon on väga ägedalt kujundatud, siis kui need paviljonid avati, siis järsku mina oma välismaa tuttavatelt hakkasin saama hästi palju kogu aeg pilte ja siis seal on Eesti paviljonis, kes teist võib-olla käinud on ka seal juba, seal on üks selline suur silt üleval, kus on kirjutatud, et if it's digital, then it's probably Estonia. Ja mul oli nii palju nagu tuttavaid, kes on seda endale ise sotsiaalmeediasse postitanud ja nii edasi, et need asjad elavad edasi ja tõesti, need on need sõnumid, millega Eestit nagu mäletatakse ja väga-väga nagu julgustan jällegi igasuguseid selliseid loosungeid ja asju kasutama ka oma esitlustes, kui te lähete kuskile poole välja. Rääkimata sellest, et neid teatakse täpselt riigina, kellel on kõige rohkem unicorne ja nii edasi, et selles mõttes see on väga-väga tugev bränd ja 38% siis seda kasvu ja tõesti ühe väikse riigina tekitades endale maine, et kõik tõesti teavad sind, kus sa oled, et me ei ole enam see väike riik kuskil seal Ida-Euroopa, Skandinaavia vahepeal, vaid tõesti üks kõige tugevama mainega digiriike, siis tõesti, ma kordan seda juba mitmendat korda, aga palun olge julged kasutamas siis seda Eesti brändi disaini, sest see on läbimõeldud, see on ilus, see on puhas ja jätab tõesti sellise väga palju professionaalsema mulje siis teie esitlusest ja näitab, kui professionaalne teie olete. Aga rääkides Internet Freedomis, siis Eesti on endiselt siis kohal number 2 peale siis sellise toreda riigi nagu Islandi. Aga nagu me teame, siis interneti vabaduse reiting
täpselt 70 riiki on sinna võetud ja see moodustab enam-vähem 88% kõikidest globaalsetest interneti kasutajatest. Aga kui me vaatame, mis on üleüldiselt maailmas juhtunud, siis see on tegelikult päris kurb. Väga paljud riigid kasutavad seda hoopis ära kurjasti, ehk siis võitlemaks täiesti selle demokraatia vastu ja piirates inimeste õigusi ligi pääseda mingitele platvormidele ja nii edasi, siis ma ütleks, et on nagu väga-väga positiivne näha, et Eesti on võtnud ikkagi sellise väga jällegi inimese keskse lähenemise siinpool ja tõesti, et meil on õigus avaldada oma arvamust igal pool, meie õigused on kaitstud internetis. Eesti üks tugevamaid külgi minu arvates on see ka, et me pidevalt üritame tõsta seda teadlikkust üldsegi sotsiaalmeedia kasutuse poole pealt, et ei oleks sellist suuri viha õhutamisi ja nii edasi, ja kui me mõtleme just nende big tech'ide peale ka, et kus seda saab väga lihtsalt teha, siis ma arvan, et tugevad regulatsioonid selles valdkonnas, aga piiramata inimeste siis vabadust interneti kasutada ja seal tõesti siis vaadata ja otsida seda, mida nad tahavad ja tõesti tunda ennast interneti kasutades alati väga-väga turvaliselt. Ja võib-olla võrreldes siin ka nagu teiste riikidega, siis ilmselgelt Põhja-Ameerika, siis Kanada, USA, neil läheb veel väga hästi, on täitsa vaba internet ja siis kui me vaatame sinna Aasia poole, siis mis ei tule ilmselt üllatusena kellegile, siis seal on see interneti freedom ikkagi väga suurel määral nagu piiratud ja ka Lõuna-Ameerika poole pealt siis osaliselt, et ilmselgelt see on iga valitsuse oma otsus, aga tegelikult ma arvan, et see on kõige olulisem asi tagada inimestele just sellist nagu meeldivat ja turvalist kogemust siis ka internetis ringi liikuda. Ja siis GovTechi siis maturity index ka, et jällegi siin toodi hästi palju välja seda, kuidas Eesti on väga suureks just ka eeskujuks kogu ülejäänud maailmale ja loomulikult me siis kuulume sinna gruppi number A, mis on siis need kõige tugevamad nii-öelda kõige tugevama maturity'ga siis digiriigid ja kes siis tõesti oma viimaste arengutega siis siin digiriigi maastikul on silma paistnud viimasel ajal ja jällegi siin on hästi suur rõhk ka siis kogu sellele andmekaitse poolele ja kuidas siis andmeid nii siis salvestatakse, kuidas neid jagatakse ja kõik see pool on tõesti väga-väga oluline ja ma ütleks, et suhteliselt sarnane on see maturity index siin ka sellele, kui me võrdleme seda eelmist slaidi, mis ma näitasin, mis on siis internetivabaduse poole pealt. Et väga palju sarnasusi peame siit poolt välja tooma. Aga see on hästi selles mõttes, kui kellelgi on aega, siis kindlasti otsige see reiting ja see indeks üles ise. Selles reitingus on kajastatud 198 erinevat riiki, ehk siis ta on väga-väga laiahaardeline ja annab tõesti väga sellise sisulise ülevaatega. Ja siis maksudest rääkides ka, et miks me siis oleme konkurentsivõimelised, ma vist leidsin selle eestikeelse sõna üles, et konkurentsivõimelised siis ka kas maksusüsteemis, siis kindlasti ma ütleks, et see on valdkond, kus võib hästi palju vaielda, kelle jaoks mis asjad olulised ja nii edasi on ka, et tegelikult me oleme viimased 8 aastat olnud juba siis maksude konkurentsivõimelisuse tabelis esimesel kohal. OECD reiting on siis ja seal ongi eelkõige siis toodud välja meie siis seda hästi sellist suurt ülevaatlikkust ja sellist väga konkreetset jagunemist sellel ka, et meie corporate tax level on ainult 20% ja need asjad on nagu väga-väga konkreetsed. Meie territorial tax system, mis on ka väga siis laialt kajastatud ja täpselt see, et kus meie siis meil on flat 20% tax on individual income ja siis it does not apply for personal income as well. Ühesõnaga, et selles mõttes jällegi, kui me võrdleme siin neid riike, kes on Eesti järel siin edetabelis, siis Läti on tegelikult meist teisel kohal. Sellepärast mõtlesingi, et siin on vaidlemise protsenti väga palju, sest on väga palju teisi Skandinaavia või siis
Skandinaavia või siis Lääne-Euroopa riike, kes on otsustanud täitsa vastupidi, et nemad tahavad just koguda rohkem makse igast asjade pealt ja pakkuda siis rohkem teenuseid. Tulin ise just hiljuti ühelt välislähetuselt Šveitsis, kus mul oli hästi pikk arutelu ka maksude süsteemi kontekstis, kus on seal väga-väga kõrged maksud, et nemad on seal väga rahul, sest nad tahavadki väga ka kõrgeid siis riiklikke teenuseid ja siis nii-öelda selliseid benefit'e saada. Aga kindlasti Eesti see reiting ja juba 8 aastat olles siis esimene nii-öelda kõige konkurentsi parem siis nii-öelda riik selles valdkonnas, siis see meelitab siia väga palju ärisid ja ma ütleks, et lisaks sellele siis täpselt see, et meie maksusüsteemi ülesehitus ka digivaldkonnas on nagu väga-väga soodne ja seal on nagu mugav oma reports ja asju teha, et me ei pea sellele kogule suurele hustle'ile ja paberimajandusele aega raiskama, vaid tõesti see põhifookus saab minna sellele, et saame ägedaid ärisid ja uusi unicorn'e siis Eestis ehitada. Ja lõpetan siis oma lemmik slaidiga ja räägin siis sellest, kus on Eesti täna globaalses küberindeksis. Me oleme siis maailma kontekstis täna kolmandal kohal, meist enne on USA, UK ja Saudi Araabia. Väga suured riigid ja ma ütleks, et see, et Eesti peale siis Saudi Araabiat ja UK-d, kes siis kolmandat kohta seal, või tähendab teist kohta jagavad, seisab, on ilmselgelt näide, ka väga positiivne näide teistele riikidele, et üks väike ja noor riik saab tõesti olla väga-väga tugev selles valdkonnas ja ilmselgelt seal on väga palju seoseid sellega, mis me oleme võib-olla üle pidanud elama oma küberrünnakute asjade poole pealt. Aga ja selles mõttes veel välja tuues, enne kui ma lähen selleni, miks me seal tänasel päeval oleme, on see, et Euroopa reitingus siis me oleme esimesel kohal, mida soovitan ka ikkagi väga palju talle nii-öelda palju kajastada ja tõesti oma partneritele ja nii-öelda koostööpartneritele siis kindlasti kommunikeerida. Sest kui me mõtleme seda, et väga palju ja siin oli enne ka just paneelis arutelu sellest, et kui räägime digiteenustest, siis tuleb alati küsimus, et aga kas see on turvaline või kas me peaksime nii või nii tegema, et kuidas ma julgen kasutada seda asja, et siis kui nagu see küberindeks on Eestis nii kõrge, siis ma arvan, et võime küll kasutada ja ma olen alati öelnud, et kui me räägime Eesti digiriigist, siis minul on kogu aeg tunne, et kõik silmad on ja tähelepanu on Eesti peal. Ja kui meil siin midagi valesti untsu läheb, siis võib kogu ülejäänud maailm kaotada ära usu digitaliseerumise ja nii-öelda küberturvalisuse vastu ja sellepärast meil on ekstra vastutus, et seda teha võimalikult hästi. Minu enda arvates on meie kõige suuremaks tugevuseks kübervaldkonnas eelkõige see, et meil on väga selge jaotus erinevate ametiasutuste vahel. Ehk siis, kui me võtame lahti tükkideks ühe küberrünnaku, siis see algab ettevalmistamises, see algab inimeste teadlikkuse tõstmises, see algab koostööst siis ettevõtetega, see laieneb sellele, et kui see küberrünnak reaalselt toimub, me peame seda nii-öelda analüüsima, mis on need järgmised sammud, mis tulevad peale seda küberrünnakut, kuidas seda kommunikeerida inimestele, kuidas ühiskonnas nii-öelda seda kriisisituatsiooni lahendada, mis sellest õppida, mis on järgnevad sammud ja nii edasi ja nii edasi. Et see on nii lai, kui jällegi, nagu ma ütlesin, et kui võtta üks konkreetne küberrünnaku juhtum, siis Eestil on väga-väga-väga tugev kompetents just täpselt selles, et me teame, mis ametiasutus, mille eest vastutab, alates täpselt sellest, et CERT pidevalt teavitab inimesi või siis suhtleb meie critical infrastructure provider itega, et nemad oleks kohustatud ka ju pidevalt teavitama, kui mingisugused küberrünnakud on, või meil on ka võimalus nii-öelda pidevalt siis ka kodanike inimestena ju anda teada, kui me oleme saanud mõne emaili või kirja või midagi kahtlast on küberruumis siis toimumas. Et kindlasti see on meie kõige suurem tugevus. Mul on ülihea meel veel selle üle ka, et tegelikult meie praegune valitsus on võtnud küberi enda jaoks oluliseks teemaks ja tehes ka päris palju muudatusi selles valdkonnas, suurendades rahastust ja just ka idee sellega, et kokku leppida siis teiste riikidega ka mingi protsent, mis siis kübervaldkonnale võiks kulutada samamoodi, nagu me kulutame siis oma kaitsekulutustele üldiselt, siis see kübervaldkond on minemas järjest olulisemaks ja mul on hea meel näha, et Eesti valitsus tõesti on täna prioritiseerimas seda valdkonda, sest nagu ma ütlesin, siis
vigu me endale lubada ei saa ja loodetavasti ei luba ka, et eks näis, kuidas meil sellel läheb, aga võib-olla kokkuvõttes, sest ma arvasin, et ma räägin täna natuke vähem, aga nagu mulle ikka meeldib väga palju rääkida, siis me jookseme ajaga muidu kokku. Nii et võib-olla kokkuvõtteks siis lihtsalt see, et saame saata need slaidid ja reitingud teile ka linkidena. Võtke aega, lugege, jällegi nagu ütlesin, saame vaadata, olla uhked Eesti üle, saame näha ka punkte, kus me saame areneda, aga lisaks sellele annab see teile väga-väga hea ülevaate siis täpselt sellega, et milliste riikidega tasub koostööd teha, keda minna aitama, kellelt õppida, et selleks tegelikult need reitingud on ja tõesti üritame seda oma rahvusvahelist brändi nime siis väga kõrgena hoida ja ma ütleks, et väga suur tänu selles valdkonnas just läheb ka meie e-residentsusele ja siia võib-olla lõpusõnadena veel oma tiimi, siis meie kommunikatsiooni ja turundustiimi väga suurelt kummardaks ja tänaks ka, kes on tõesti iga päev nägemas väga-väga suurt vaeva selleks, et Eesti maine maailmas oleks kõrge ja tõesti kasutades selle kõige professionaalsemaid siis viise. Aga minu poolt on siis kõik ja siis kuuleme, kes meid järgmisena ees ootamas on. Jah, sulle, Anett. Ma endiselt ikkagi jää hetkeks siia. Kuigi siin ei ole ühtegi küsimust tulnud, siis ma ikkagi julgustan, et palun küsige Q&A aknast küsimusi, arukordne võimalus. Aga ma lihtsalt küsin, et võib-olla kõik kuulajad, ma mainisin, et sa lähed ära, aga kuhu sa lähed, et see nagu näha ja kuulda oli, et see küberi teema on sinu selline hinge teema. See on täitsa tõsi ja siis minu järgmine samm on siis Kaitseministeerium, kus ma lähen siis ka küberpoliitikaga tegelema. Et siis kellega meil on, ma loodetavasti on au koostööd teha, aga siis tulevikus siis mind võib leida sealt ministeeriumist. Süda nutab, aga peab vahest võtma uusi samme ja uusi väljakutsed ette ka, et nagu ikka siis jääme kõik eestlasteks, kui eesti keelest nii öelda võib. Aitäh sulle!